Head kaaslased, lugupeetud Kersti, kirjutate, et ei mõelda lastele ja kõik püüavad muudkui tõsta pensioni, aga samas lastega peredel on järjest raskem ära elada, siis Isamaa ja Res Publica Liit on tõepoolest erakond, kes on oma tähelepanu pööranud lastega peredele. Ja meid on ju süüdistatud paljuski selles, et me ei ole pensioneid piisavalt populistlikult, piisavalt suurte hüpetega püüdnud tõsta. Jah, ka pensionärid, eakad inimesed peavad saama oma elutöö eest väärikat pensioni, aga kui vaadata, millele me oleme rõhu pannud, siis me oleme rõhu pannud tõepoolest lastele. Sest ilma lasteta ei ole rõõmsat tulevikku kindlasti ka eakatel inimestel ja ilma lasteta ja hästi kasvatatud lasteta tuleb meil tulevikus hakata sisse tooma võõrtööjõudu ja lõpuks kõik need probleemid tulevad ka eakate inimeste kaela. Nii et ilma peredele mõtlemiseta ei saa. Ja kui rääkida toetustest, siis lastetoetused, Aino Järvesoo algatus on olnud Isamaaliidule seni ka kogu aeg südame järgi. Ja me oleme praeguses oma ühenderakonna programmis näinud ette, et 3. lapsest peale oleks lapsetoetus 2000 krooni kuus, sest 3. lapsest peale langeb ka korraliku ja keskmise sissetulekutega vanematega perekond vaesuspiiri lähedale ja lapsi kasvatada on tõesti kulukas, nii et 3. lapsest laste väärtustamine tähendab seda, et peredel võiks olla ka tulevikus julgus rohkem kui 2 last endale soetada. Mis ei tähenda muidugi seda, et esimese ja teise lapse toetust ei peaks tõstma. Me võiksimegi siin rääkida Aino Järvesoo 1000 kroonist kuus, aga 1000 krooni on juba mõnes mõttes nii kokku sulanud, et kui 5 aastat tagasi sobis sellest rääkida kui suurest lapsetoetusest kuus, siis praegu ta enam nii suur ei tundu ja me oleme läinud sammu edasi 3. lapse puhul, nii et esimene ja teine 1000 krooni kuus ja 3. laps ja sealt edasi 2000 krooni kuus. Aga loomulikult ka paljulapseliste või lasterikaste perede toetus, mis on veel suurem iga lapse pealt, üle 6 lapse on juba veel suurem kui 2000 krooni. Me mõtleme eelkõige peredele, lastele, nii et ma olen teiega nõus, ainult pensionidele mõtlemine ühiskonda edasi ei vii.